järgmisel aastal kohalikud valimised lähenema hakkavad, et siis nagu ei selgu, et meil on auvõlg lisaks Moldovale ka veel siin teatud oma elanikkonna gruppide ees, kelle harimine on jäänud puudulikuks ja kuhu nüüd tuleb siis rohkem ressursse suunata. A priori lähtute sellest, et erakonnad on pahatahtlikud ja raha raiskamise ja oma kasu peale väljas. See on niisugune alatekst kogu aeg. Mina ei arva niimoodi. Ja me võime samasuguse halva presumptsiooni panna kas MTÜ-de peale. Kirjutavad ilusa projekti, me teeme seda teist ja kolmandat, tegelikult ei tehta. Ja väga paljudel juhtudel ei tehta. Kui me saame nende halbade näidete pinnalt, siis teha ülgistuse kõikide kodanikuühiskonna ühenduste peale. See on vale lähenemine, nii ma ei saa teha. Me peame ikkagi uskuma ja ennast piirama ja seadma reeglid, et saaksid asjad normaalselt toimida. Ja ma ei taha nõustuda sellega a priori, nagu te siin väidate, et kõik see, mis on siis mõeldud, on pahatahtlikult mõeldud ja mingiks likerdamiseks mõeldud. Mina usun sügavalt ja siiralt, et Eesti demokraatlik õhk saab selgemaks ja klaarimaks peale seda. Ei ole vajadust hakata siis jälle mingisuguseid manipulatsioone tegema, et erakondadele seda tegevuskulusid või neid tulusid kokku saada. Kui on selge riigieelarveline eraldis, sellel on täpne kontroll peal, siis saab õhk klaarimaks. Ja nagu ka teil on, eks ole, reeglid ees. Ja kui veel kord kordan, et mingisugune lumememme ehitamise MTÜ, eks ole, kevad ja tahtsime lumememmesid ehitada, tuli sula peale, lumememme sulas ära projektist midagi välja. Aga raha on kulutatud, eks ole. Eks sellepärast ongi MTÜ-dele ei ole see raha kusagilt nagu garanteeritud, vaid selle jaoks ongi tavaliselt siis need komisjonid, kes neid hindavad ja MTÜ-d, kes konkureerivad oma vahel selle sama raha peale. Vähemalt see konkureerimise küsimus, mul on tunne, et siis nende partei sihtasutuste puhul oleks välistatud, et neil on lihtsalt vaja esitada siis ütleme selline ontlik plaan, mille siis keegi komisjon eelnevalt heaks kiidab ja ma arvan, et tõesti sinna alla saab mahutada erinevaid asju tõenäoliselt. Ma ei kahtlusta jumala eest seda, et need sihtasutused hakkaksid nüüd siis valimisplakateid trükkima või midagi muud sellist väga otsest kampaania tegevust. Küll aga, nagu me oleme enamasti näinud parteide puhul seda, et kui tullakse siis riigis või kohalikus omavalitsuses võimule, siis need, kes varem olid partei palgal, liiguvad kiiresti riigi või kohaliku omavalitsuse palgale, et selle läbi hoida parteikulusid kokku. Ma kujutan ette, et ka see skeem võib näiteks olla nende tasade puhul, et sinna luua töökohta nendele inimestele, kes on erakonnale vajalikud, kontrollida täpselt seda, mis tööd nad konkreetselt teevad, kui palju nad ajast on siis Moldovale ühendanud ja kui palju Eesti asjadele. See on lihtsalt keeruline. Praegu sellega, kus me jääme. Et nüüd ma annaksin võimaluse teile mingisuguseid küsimusi, mis see vahepeal tekkinud on, küsida siis ma nüüd sealt palun. Peep Marlisteena. Ma taas kõigepealt Rait Marust tunnustada, et te olete väga tubli olnud, te olete, ma usun, kogemata sinna tanki lükatud või saakene. Ma usun, et tegelikult peaks mõni teine inimene istuma, aga see sellest. Mul on üks mure, veendunud demokraadina, et tänased parlamendierakonnad on eksisteerinud päris mõnda aega. Kus 90-ndad keskelt algusest, eks ole. Algusest, jah. Et ta on korduvalt nagu seletatud, et siiamaani ei ole nagu selget maailmavaadet ja nagu programmilisi seisukohti ja nagu värk, et tekitab nagu hirmu ja mure. Ja teie küsimus. Jah. Et küsimus on see, et kui te tahate nüüd hooga minna sõpradele Gruusias ja Ukrainas nagu oma maailmavaadet tutvustama, et äkki on natuke vara. Et nagu arenguabist rääkides on nagu töötavad skeemid, arenguabi välisministeerium, MTÜ-ta, kes on põhimõtteliselt asja ilmselt natuke paremini tegema. Et kui te saate oma maailmavaate ja asjad selgeks sinna mõne aastaga, et äkki siis pärast nagu läheks teisi ka harja. Aitäh, see oli mulle, eks ole. Ja et ma ei arva, et ma päris tankis olen. Tankist ma ei ole. Aga ma olen viimased 12 aastat töötanud ühes demokraatia järelevalve institutsioonis Euroopa Nõukogus ja ma arvan, et ma üht-teist sellest tean, kuidas demokraatia toimib. Nüüd, mis puudutab, kas see demokraatia, mida meie siin nüüd siis edendame ja erakondlik demokraatia on siis küpsi piisavalt, et seda minna siis teistele tutvustama.
ma arvan, et sellest Nõukogude ruumist Eesti on kõige küpsema demokraatliga riik, kes on välja tulnud. Ja see on nüüd äratundmise küsimus, millal me nüüd küpseks saame või millal ei saa küpseks, aga kui me käime, no olete te käinud Ukrainas näiteks viimasel ajal või siis mõnes teises, mina olen ka veel käinud päris palju ja minu arvates see erakondlik pilt, arusaamine üldse erakondlikust ilmavaatest ja nii edasi, see on ikkagi üksjagu ähmane seal. Seda ei ole olemas, see on mingi isikute keskne, mingisugune võimukeskne, mis iganes ta seal on, aga selge läänelikus arusaamises ilmavaadet seal ikka tõsises sõna mõttes ei ole. Muidugi, teine asi on ka veel see, et see ei ole ka algusest peale nii palju mõeldud, et nüüd on mingi massiivne väljalend siis Ukrainasse, Moldovasse ja Grusiiniasse ja võtame nad siis üle nii-öelda. Ei kaugel sellest, aga ei saa ka endasse sulguda, saada võtta vastu välisabi, head nõu, kõik neid kontakte teiste riikide demokraatlikult mõtlevate inimestega ja nii edasi, olla siis hea küll teatud härviga, see on teine teema, aga jätta kõik see siis iseendale, sulguda endasse, see ei ole põhimõtteliselt õige. Okei, kellel veel seda küsimusi? Mida teile? Jah, te olite enne või annagi. Ma ei tea. Lihtsalt väike kommentaar, et ma esindasin Konrad Adenaueri fondi, Kristiina Tamma nimi, et see fond tegutseb Eestis juba peaaegu 20 aastat. Ja mis mina olen aru saanud, et tegelikult on see, esiteks mul on kahju, et Eesti erakonnad on nii ebapopulaarsed noorte hulgas. Idee järgi peaks nad olema ikkagi, need ju esindavad meie huve, meie oleme valijad, mitte erakonnad iseeneses. Ja võib-olla see fondide süsteem või nende sihtastustest üks süsteem oleks võimalus neid erakondi paremaks muuta. Just sundida neid tegelema selle laiema ülesandega, võtma osa riigi ülesandest enda peale. Ja selle kontrollimehhanismi ja rahastamise mehhanismi abil saab seda kontrollida. Kui Adenaueri fond asutati, pidi ta samamoodi ennast tõestama, mida sai selle raha. Ja sellepärast just ongi meie ettepaneku osa siis see, et kui erakonnad ise nagu kahtlust, et ettepanek oli siis meie poolt see, et kasutada selleks tegevuseks erakondadele juba praegu eraldatavat raha riigieelarvest ja kui erakonnad kahtlevad, et nad ise ei saa hakkama sellega, et osa rahast siis kampaaniate asemel maailmavaate analüüsimisele suunata, et siis see seadusega panna paika, et teatud osa sellest rahast, mis erakonnad saavad, tohib kasutada ainult kodanike hariduslikeks tegevusteks, et selle vastu, et erakonnad nagu inimestele arusaadavamaks ja ka rohkem armastatumaks muutuksid. See on väga ilus. Sellele harimisele samamoodi on meie huvides neid lähiriike mõjutada positiivselt. Saa minna Angela Merkel või CDU toetama Venemaa opositsiooni näiteks, nagu nad Adenaueri fond saab. See ei ole juba töötajad üle erakonna. Aitäh. Võtame veel ühe küsimus, siis lähme järgmise teema ära. Teles ma olen, mu nimi Eesti Looduskaitse Seltsist, mis on üks mittetulundusühing päris paljude liikmetega, ma poliitikaga ei tegele, aga ma olen osa kodanike ühiskonnast. Ikkagi tahaks aru saada, mis sünnib, et sellepärast minu küsimus ilmselt on teoreetikule, kes seal vahel istub. Ja need alused teavad, kui mul natuke kommendaks, kes siin sissevaatuses räägiti liberaalsest demokraatiast, aga liberaalne demokraatia on kaunis selgepiiriline mõiste. See ei ole liberalism. Kui rääkida Eesti erakondade maailmavaatest, siis põhiliselt on nad kõik liberaaldemokraatlised. Vähemalt selles osas, mis nad räägivad. Ja sealjuures kaldub, eks ole, Reformierakond turupuntamatalismi pigem. Ja kalduvad nad, kuhu kalduvad, ütleme Euroopa Parlamendis on natuke see jaotus selgum kui Eestis sees, et see võiks Eestis ka kehtida, aga see selleks. Seda mõistet ei maksa, kui rääkida liberalismist, võib rääkida demokraatiast, aga kui rääkida liberaalsest demokraatiast, siis tuleks arvestada, et see on päris väljakujuline ja kindlapiiriline mõiste, eks ole. Nii et selles mõttes Eesti erakondade mingit väljakujunud ideoloogiat ei ole olemas kahjuks. Ja selle juures teebki mind praktiline küsimus väga murelikuks, et praegu me näeme, et see ole ülikoolide toodangut selles temaatikas, et kuivõrd palju täiesti ebapädevat jama tuleb, eks ole. Need inimesed lihtsalt ei ole olemas, need on väga üksikud teadlased, kes suudavad seda teemat
vallata, anda sealt midagi niisugust välja, mis oleks tõene, eks ole. kui nüüd iga erakond annab veel oma väljund sinna juurde, siis saame igal erakonnal tõeministeeriumi. Te teate ju kõik, mis on. Nii et noh, siin tuleks ikkagi reaalselt mõelda. Eesti demokraatia probleem ei ole see, et inimesed ei saa aru, et kui demokraatlikud on meie parteid. Need on ikkagi demokraatia probleem see, et inimesed tunnevad nende tahe ja ei ole mitte kuidagi, eks ole, riigi valitsemises ega nüüdstes suhtes otsustes. Selge, aitäh teile. Ma küsin siis, Annika, küsime ära Soolaku kommentaari. Ma tahan seda öelda, et kui te tahate demokraatiaga tegeleda, siis alustage valimisseadusest. Selles on praegu Eesti demokraatia võti, iga järgmine tõmmis, mis Riigikogus saab, tänu selle valimisseadusele on keegi. Okei, härra Soolak. No üks mis on maailmavaate defineerimine on äärmiselt keeruline ja mingisugused spetsiifilised poliitika küsimused, kas või maksu küsimused, kuidas me need liigitame mingisuguse maailmavaate, aga see on tõlgendamise küsimus reeglina. Nii nagu mina olen sellest aru saanud, pigem siis ikkagi ma eeldan, üritatakse või selle kaugem ideed, aga lähtuda nendest klassikalistest arusaamadest ja võib-olla tutvustada neid ja üks asi on erinevaid ideoloogilisi arusaamad tutvustada, teine asi on lihtsalt nendele samadele kodanikele, valijatele teadvustada tegelikult, mis on nende õigused sellises süsteemis, nagu meil on, kuidas nad saavad osaleda ja millised on siis need erinevad mingisugused positsioonid, mida nad siis saavad võtta. Seda, et need erakonnad justkui kuidagi üritaks monopoliseerida või defineerida mingit kitsat ideoloogia mingisugust tähendust, seda nad võivad üritada teha, seda nad ei suuda niikuinii ja seda nad, ma arvan, tegelikult ka ei taha. Härra Maruste siis enne, kui me teeme. Lühikene vastus teile, see, millest algul rääkisid, ongi tüüpiline situatsioon, et Eesti erakonnad, nagu nad on küll päris hea arengu läbi teinud, nende ilmavaateline doktriin on siiski segane. Te tõite selle liberaaldemokraatia näiteks ja nimetasid, et Reformierakond on kohati niisugune liberalismi fundamentalismi lasku. Siis see ongi ka tõsi ja tulenebki just sellest, et sellele maailmavaatelisele tagapõhjale süsteemset tähelepanu ja analüüsi ei ole pühendatud. Erakonnad on isikukesksed, siis või mingisugused probleemikesksed, aga süsteemne läbitöötatud ilmavaade on hõre ja sellepärast olekski vaja need sihtasutusi. No muud probleemid jätab sinna edasi praegu. Ma lihtsalt kommentaariks siin ütlen, et minu meelest see, et erakonnad on nii ja niisugused, et see ei ole ikkagi nagu mingi paha vältimatu haigus, mis neile peale tuleb, vaid ikkagi asi, mille suhtes erakonnad saavad ise valida, millised nad on ja see on niimoodi. Nii, ja nüüd me räägime kolmandast asjast. Ehk siis sellest, et püüame välja selgitada selle, et kus siis ikkagi see tasamõtte alguse sai, et siin ajakirjanduse vahendusel selgus ka väike ebakõla vahepeal sellest, et kas siis on liitudega läbi räägitud või siis mitte ja üldse, et kust selline mõte järsku tuli ja kuidas ta niimoodi eelarvesse tekkis, et Maruste, kuidas te seda kommenteerite, et kust see idee tekkis meie riigis? Mina olen Eestis pikka aega ära olnud ja ma täpselt ei oska öelda seda aega, millal selline sihtasutuste loomise idee tekkis täpselt. Ma tean seda, et see on juttudel tasemel olnud väga kaua aega püsti. Nüüd, mis puutub konkreetselt selle eelnõu juurde jõudmiseni, siis see hakkas liikuma kevadel, oli Jaan Tõnissoni instituudis üks nõupidamine, kus ka teie katusorganisatsioon oli esindatud, kus seda arutati siis ja keegi teie esindajaid olnud selle vastu mitte. Ja leiti, et sellega tuleb tegeleda, edasi minna ja nüüd on siis vormistatud see eelnõu, nii nagu seal räägiti, aga nüüd on kuri karjas. Nüüd ei olda rahul millegi pärast. Nii et nii on kujunenud asjad. Jah, et siis härra Kübar, et kuidas te kommenteerite, et kas see ümarlaudadel siis räägiti sellest või ei räägitud või? Jah, et siis taustast veel nii palju, eks ole, et koalitsioonileppesse jõudis see idee niimoodi, et ta ei olnud ühegi erakonna valimislubaduste hulgas ka, et mis ei ole päris tavaline, viis tavaliselt koalitsiooni läbirääkimistel, eks ole, siis need erakonnad, kes valitsust moodustavad, võtavad oma programmid ette ja siis hakkavad sealt nagu siis kokkuleppel, mis siis läheb koalitsioonileppesse kummaltki. Aga see ei olnud ei IRL-i ega Reformi valimislubadustes. Kuigi sellega seoses ma ei taha öelda, et kui ta oleks umbes olnud, et siis see oleks nagu varem või põhjendatum idee. Nüüd, mis puudutab selle 6. aprillil toimunud ümarlauda, tegemist oli Jaan Tõnissoni instituudi siis ühe projektiga kodanikuharidusest,
kus nad kutsusid kokku koosoleku, et kuidas erakondade koolituskeskused saaksid rohkem kodanikuhariduses osaleda. Selle kohtumisel osaleski siis 4 erakonna esindajad, Jaan Tõnisson instituut ise ja ka siis EMSL-i koolitusjuht. Selleks ei olnud selle koosoleku kutses juttu demokraatia arendamise sihtasutustest. See, et erakonnad võtsid selle koosoleku käigus üles ka teema, et nende meelest on maailmavaateline teadlikkus Eestis liiga väike, see ei tähenda küll kindlasti veel seda, ja et selle jutu juures oli ühe MTÜ esindaja või 2 MTÜ esindajad, see kindlasti ei tähenda, et idee oleks vabaühendustega läbi arutatud. Selle koosoleku käigus ei tehtud mitte ühtegi otsust, selliseid arutelusid, kus oleks küll väga nagu võib-olla EMSL-i positsioonilt öelda, et väga austusväärne, kui meil oleks nii, et me ka erakonnaga kuskil kohtume, mingisugune idee läbi käib ja järgmisel hetkel on ta valitsuse tegevuskavas sees. Aga niimoodi asjad ei käi ja tagatipuks siis veel, kui kuupäevi vaadata, 6. aprill oli siis selle kohtumise valitsuse koalitsioonileppe, kus need tasad sees avaldati 23. märtsil, 2 nädalat enne seda. Et ka see ei ole nüüd kindlasti see, et meil toimus seal kohtumine, siis leidsime, et kui vajalik idee, kirjutasime kiiresti koalitsioonileppesse sisse. No, kui see idee oleks niimoodi algselt peale vastuvõetamatu olnud, siis oleks ju saanud seda ka seal koha peal väljendada. Aga millega pärast seda ei juhtunud. Millest või siis idee edendajad välja lugeda seda, et vastu ei seista, me läheme siis edasi. Aga see ei ole. Te olite ju kohal. Ja teie olite kohal. Mina isiklikult. Mina olin seal kohal kogu aeg. Ja ei olnud mingisugust protesti, et ei, see on väga hull idee. Koolitusjuht ei saa kogu kodanikuühiskonna eest öelda erakondadele mingil koosolekul, et see ei lähe. Aga kui tal on võimalik vähemalt siis edasi öelda sõnumist, aga see kõik oli vaikusel edasi. Kuidas selle praegu 10 aastat demokraatia järelevalvamisega tegelenud inimene ütles praegu seda, et koosolekul keegi ei öelnud midagi, et nüüd see nagu sai sisse dokumenti. See oli nagu... Ma ei saa pihta. Ei, te just enne mainisite, et 10 aastat tegelenud sellega, et demokraatia järgi valvates see kenasti töötaks. Ja nüüd siis toote sellise näite välja, kus aga keegi ei vaielnud vastu. Aga mis ma valesti ütlesin siis? Ma arvan, et demokraatlikus ühiskonnas vist ei käi asjad päris niimoodi. Et seda ei saa nagu päris niimoodi. Kokku lepitud ja keegi vastu ei ole protesteerinud, siis on midagi... Aga kes kohale kutsuti, kes leppis kellega kokku? Kokku ei leppinud midagi, see oligi praegu see sõnum. Et koosolek oli kokku kutsutud teise teema arutamiseks, seal osales 2 MTÜ-d, selle käigus käis see teema läbi, midagi ei otsustatud ja te tõesti ütlete praegu see, et kuna inimene, kes koosolekul osales, kuulis uuesti ideest esimest korda ja kuna ta ei hakanud sellele kohe aktiivselt vastu sõdima, seal üldse ka teadmata, et see nagu on see hetk, kus nüüd tema vaikimisest sõltub seaduse muudatus, siis see jah, ei ole minu meelest vabaühendustega läbirääkimine. No anname vahepealt. Ärme nüüd hakkame selle ühe. Üks hetk, need on. Mina sellest idee nagu algusest ei tea mitte midagi. Mul tuli täielikult üllatus, kui Justiitsministeeriumi analüüsi lugesin ja seal viidati koalitsioonileppele, et seal tõepoolest oligi kuskil 49. leheküljel see mingi punktina sees, aga mis võib-olla seda teravat reaktsiooni siin on nagu tekitanud ja mis ma ütlen jälle, see teemal arutamine on väga hea, et selles ka ajakirjandus väga palju on käsitletud. Mis see väga terav reaktsioon nagu, või mis selle põhjustas on pigem lihtsalt see, et tundus lihtsalt, et mingi hetk on justkui nagu ollakse nii-öelda fakti ette seatud. Näete, nüüd on siin siuke eelnõu, see võetakse kiirelt vastu, sest eelarves on juba see rahasumma nii-öelda see on eelarvereas kirjas sellisel kuul. Ja võtke või jätke, et see tuleb niikuinii. Et sellel teemal saab arutada, saab erinevaid viise välja käia, kuidas midagi siukest, kui on siuke puudus siin ühiskonnas, võib-olla siis kuidagi paremini nii-öelda edendada. Näiteks üks variant, mida võiks arutada, on see Bundestsentrale für poliitische Bildung stiilis midagi siukest. Tasad on üks versioon sellest ja seda kõike saab teha nii-öelda natukene rahulikumalt ja arutlevamalt kui lihtsalt niimoodi, et järsku on see kuskil ilmunud mingisugusel koosolekul, järsku on riigieelarvesse see raha eraldatud ja nüüd kiirelt võetakse mingisugune seaduseelnõu vastu selles suunas. Võib-olla lihtsalt see viis, kuidas seda tehti, tekitab selle reaktsiooni siin, et iseenesest see idee kaugemaks, kuidas võib-olla ei ole nii halb. See on nüüd mingi märk on küljes ja see
tekitab lihtsalt sihukest teravat reaktsiooni. See eelnõu ei ole jõudnud veel isegi põhiseaduskomisjonis arutelule veel mitte, sisulisele arutamisele. Nii et see kõik on ju äärmiselt alguses. Nüüd, mis nüüd tuleb, me saime nüüd mingi 50 mitmesuguseid pöördumisi, need on kõik olemas, läbi analüüsitud, sellele tuleb siis varsti teile üks kiri, millega siis küsitakse veel kord arvamust ja nii edasi, kuidas siis edasi minna, millega ollakse nõus, millega ei olda nõus. Seetõttu praegu võtta väga selliseid mustvalgeid hoiakuid on lihtsalt vara. Ei toimi, kui te ütlete, et demokraatia peaks olema läbirääkimiste ja kooskõlastamise kunst, siis praegu sellega, me püüame sellega tegeleda, aga teil on juba a priori selline offensiivne hoiak, et kõik on tehtud valesti ja erakonnad on kaabakad. Ei saa ju. Ongi hästi valesti. Aga kas kõik on hästi tehtud siis või? Mis on õigesti tehtud? Mis on õigesti tehtud? Aga erakonnast, kuidas te näete seda, et kuidas siis saaks edaspidist koostööd arendada, et mõlemad jääksid rahule? Ma seletasin teile praegu, et saadame nendele kõikidele pöördujatele kirja, palume siis täpsustusi, lisaettepanekuid ja nii edasi. Kui need on kokku tulnud, siis tõenäoliselt tuleb läbi viia üks ümarlaud, veel kord arutada, kus siis on võimalik väljendada seekord selgemaid seisukohti. Ja kui see ring on tehtud, siis alles jõutakse võib-olla parlamenti alles, hakatakse siis parlamendi saalis arutama ja edasi ja tagasi. Nii et see kõik kulgeb pikka mööda rahulikult, nii nagu demokraatias toimub. Härra Solvak veel, et kuidas te leiate, et mida see näitab, et selline vastukõla ja kriitika on praegu ühiskonnas tekkinud just selle tasa vastu?